tere no mina kõigile. täitsa. Nii, ütle Tere. Karin. Ei, ma tahtsin öelda, et ma kuulen ikka sireene. Mina kuulen ka, tõenäoliselt paljud teist kuulevad ka. Ja mõnes mõttes on see meie seminar ju täiesti kuidagi ajakohane või asjakohane siin nende sireenide taustal, et minul praegu on nii, et kui ma ise räägin, siis toimib see minu rääkimine ka sellise rahustava tegevusena, et see sireen tavaliselt ikka tekitab väikest sellist kuidagi ärevuse, ebamugavuse tunnet ja siis ma saan oma häälega ennast rahustada siin teie juures, et ma siis ei kuule väga hästi. Aga me natukene võib-olla olemegi selles hetkes selles mõttes, et me Kariniga vaikselt siin ennem ka arutasime, et kuidas selle häiresignaali ajal teha. Et me saame vaikselt alustada, aga päris teemade juurde lähme siis kohe, kui see häiresignaali kontroll lõpeb. Aga meie siis peaasjadest, mina olen Marit ja minuga koos on minu hea kolleeg Ja tere, mina olen Karin. ja meie töötamegi peaasjades siis haridussuunaga ja igapäevaselt tõesti siis selle nimel toimetame, et oleks Türil on vaiknene, siin vahel öeldakse väga, ma ei tea, kas see on hea või halb, ma isegi ei oska seda öelda, et kas peaks olema vaikne või ei ole, aga sellega me siis saame siin mõelda, et eks pärast kuuleb, kuidas õnnestus see kontroll. Aga meie siis tõesti tegutseme sellega, et oleks haridusasutused nii töökeskkonnana head ja toetavad ja ka õppimise ja üleüldiselt sellise inimeste koosolemuse eesmärgil siis head kohad, kus olla. Sest väga suur hulk inimesi töötab haridussuunal ja väga-väga suur hulk lapsi ja noori veedavad oma päevi nii lasteaedades kui koolides. Ja tänane teema siis tõesti puudutab sellist heaolu, sotsiaalemotsionaalset pädevust, et kuidas need kaks teemast omavahel on seotud ja oleme siin niimoodi proovinud Kariniga seda tasakaalu luua, et natukene sellist teadmist, tõenäoliselt hoiak või selline uskumus, mis meil sellesse teemasse on, tuleb mõnusalt läbi kõikide slaidide ja siis mõned praktilised väikesed näited samamoodi. Mustamäel on vaikus praeguseks korraks, aga nad vist proovivad seda mitu korda läbi, et ma mõtlen, et korra me võime tegelikult minna oma sellise, nüüd ma pean jälle vaatama korraks, vabandust, nüüd slaididega on natukene, vot nii, et korra siis mõelda sellele, et kuidas te hetkel olete või millise tundega te praegu tulite, et teeme väikese sellise ühe sotsiaalemotsionaalse pädevuse iva või siis selline tööriist või strateegia, neil heal lapsel on mitu nime, korra proovime läbi teha. Et kui te nüüd praegu siin istute, vaatate, kuulate, te tulite mingist päevast, praegu on natukene erakordne olukord, sest taustaks on taaskord hakanud undama häiresignaalide kontroll ja ja natukene siis laseks teil hetkes olla, et mis tundega te siia tulite, kas te kirjutate selle endale, kas te joonistate enda mõttes midagi või kritseldate lausa paberile, et mõelge, võtke selleks korra üks hetk. Ja siin üks mõte on juba ka vestlusaknasse tulnud, et kindlasti võite ka sinna oma mõtteid tuua välja. Just. Mm. Oih. Siin on, et kiirustasin aeglaselt või põnevuse ja ootusega liitusin. Nii tore. Väga tore, et Nii teil on hea sellised koht, kus olla. soojad ja head tunded, kes siin jagasid tõesti. Et aga anname veel hetke, on ju? ja, et saate kõik korra selle võtta hetke, et mõelda, mis hetkest või kuidas te tulite. Mm. Mhm. Ma Aga jälle ilma nimesid ütlemata siis mõned mõtted siit toon, et oli rahu ja ootus ja et olen kodus ja aeg oli olla. Oh, see võib küll hea tunne olla, kui aega on olla. Saan lihtsalt olla. mhm.
see on ka väga selline hästi hea märk, et täna ühe teemana toomegi selle sisse, et selliste enda jaoks oluliste hetkede võtmine, et kui seda aega on, see kindlasti sellist vaimset tervist ja heaolu toetab. Nüüd te olete korra selle tundega, millega te tulite. Tihti siis ju ka hariduses on meil olukordi, kus me tegelikult tahaksime seda hetke luua, et me kõik oleks kuidagi siin ja praegu, siinkohal. See on seotud sellega, et me mõnikord ju teame ka seda, et nii nagu teie täna tulite erinevatest kohtadest selleks tunniks ajaks kokku, siis ka kooli või lasteaeda tulevad lapsed ja noored ja õpetajad väga erinevatest kohtadest ja kui meil siis tund hakkab, siis on mõnikord vajagi tekitada seda hetke, et kõik oleks ühes kohas, et need mõtted, meel ja keha ja kõik satuks siis sellesse ajahetke, kus me koos tegutsema hakkame. Ja teine koht, kus seda sellist hetkes olemist on vaja, on just needsamad ärevad olukorrad, kus võibki olla ebamugav, mingid hirmud või tunded, mõtted, kogemused hakkavad tööle ja on väga raske sellesse hetke ennast saada ja mitte nende mure või hirmumõtetega kaasa minna. Ja selleks on üks väga vahva harjutus, kes soovib, saab nüüd kaasa teha, et te saategi anda oma ajule väikese harjutuse olla siin ja praegu ja mõelda siis enda ümber, vaadata ringi ja loetleda 5 asja, mida sa näed, et mis sinu ümber on. Vaatad nendele asjade peale ja kas või nimetad neid, mis sinu ümber asetsevad, mida või keda sa näed. Siis nüüd, kui on saabunud vaikus, on hea võtta hetk, et loetleda ka 4 asja, mida sa kuuled. Mis on need helid, mis on kauguses? Mis on helid, mis on selles samas hoones, kus sa asud? Mis on need helid, mis on selles ruumis, kus sa oled? Ja ka see, et kas sa kuuled enda seest või enda ümbert, et kui sa ennast liigutad mõnda heli, mis need helid on? Kui helid on kuulatud, kuulmismeel on aktiveeritud, siis vaatame, kas ka katsumine ja selline pindade tajumine toimib kenasti, et annadki endale ülesande puudutada 3 asja, mis annaks natukene erinevat infot, et mis erinevad tekstuurid või materjalid sinu ümber on, saad katsuda, mis asju sinu ümber on. 3 asja, mida puudutan. Siis liigume haistmismeele juurde, et tunnetame lõhnu enda ümber, et seal ruumis on mõni lõhn. Sul on endal kas lõhnaõli või šampoonilõhn või sinu lähedal on keegi, sinu laua peal on mõni materjal, millest tuleb lõhn, et mis on need 2 lõhna, mida sa praegu tajud. Ja siis viimasena märkate ja tunnetate seda maitset, mis teil suus on, et mis on see asi, mis teil viimasena maitset on pakkunud ja mõtled selle peale, et kui päris maitset ei taba, siis võib ju mõttes meenutada, et mis viimati suus oli ja mis seda head maitset või meelepärast maitset tekitas. Ja nõnda me olemegi tegelikult loonud selle hetke, kus me oleme hästi mitmel moel siin ja praegu kohal ja selle taustateadmine seal taga on see, et kuigi me võime mõelda, et me saame mitut asja korraga teha, siis mõelda või keskenduda aju mitmele asjale korraga ei saa. Et on küll öeldud, et on väga vähe neid inimesi, kelle puhul võib-olla tõesti võib seda öelda, aga selline mitme asja tegemine küll meil õnnestub vahel, aga just see, et ma mõtlen või tajun asju korraga mitmes olukorras, seda me teha ei saa, ehk siis kui me ise anname oma ajule ülesande olla siin ja praegu ja aitame teda siis nende küsimustega kaasa,
siis juba tekibki see olukord, et need mõtted, mured, see, mis oli ennem, see, mis tuleb, jääb korraks kõrvale, me oleme siin ja praegu ja me loome selle olukorra, mis annabki rahu, sest siin hetkes praegu me saame olla kenasti kohal. Ja nõnda olete teiegi tulnud siia meiega kokku, et mõelda kaasa, et kuidas siis seda heaolu ja õpetaja enda sellist oskust enda heaolu hoida, toetada läbi sotsiaalemotsionaalse arengu. Ja siin selle iva juures on hästi oluline, mis me praegu läbi tegime, et me vaatasimegi, et kuidas sa ennast praegu tunned, me ka mõtlesime korra läbi ühe sellise võimaliku tegevuse, kuidas seda tunnet tuua sellesse praegusesse hetke ja võib-olla mitte liigselt keskenduda, kui mõni teist, kes võib-olla ei jaganud, tuligi kuskilt kiirelt koosolekult või oli just avanud mingi stressirohke kirja, et siis kuidas saada, et ma saaksin olla praegu siin ja keskenduda sellele seminarile. Ja iva juures ongi oluline ka see, et me mõtleme läbi selle analüüsi poole, et mida see väike harjutus oma tunnete, oma hetkeolukorra peale mõtlemine mulle pakub. Kas see oli lihtne või raske kirjeldada seda hetkes, seda tunnet, kust ma tulen ja mõelda ka nende olukordade peale, et kus on veel neid hetki, kus tegelikult on hästi hea seda oskust rakendada, et saada aru, et kuidas ma praegu ennast tunnen. Võib-olla ka seda oskust rakendada, et ma saan seda välja öelda, et mingid olukorrad tekitavad mulle mõne tunde, mille pealt ma käitun kuidagi, et mis on need olukorrad, kus tuleb kasuks sellest oskusest, et me tegelikult teame, mis see tunne seal sees on ja kuidas sellest tundest rääkida või vastupidi, kuidas saada selle olukorraga nõnda hakkama, et see tunne ei võtaks seda olukorda üle, vaid et ma leian viisi, kuidas rahuneda ja siis juba selle rahulikkuse pealt reageerida. Et selline väike iva teile siia algusesse ja selle ivaga me jõuamegi natukene juba sellesse teemasse sisse, ehk siis, et mis see heaolu tegelikult on. Ja kui me küsime, mis see heaolu on, siis me saame natukene juba ka vastuse sellele, et mis on selle heaolu seos vaimse tervisega. Ehk siis, kui me vaatame Maailma Tervishoiuorganisatsiooni definitsiooni vaimsest tervisest, siis ta ütlebki, et see on heaolu selline olukord või seisund, et kus me praegu oma vaimse tervisega oleme, see on väga mitu näitajat. Ja mõeldagi sellele praegusele hetkele, vaadatakse ka niimoodi 2 nädalat või natukene rohkem seda, et kus sa oled olnud, et kas sul on olnud hea olla, kas sa oled tundnud seda, et sa saad olla kuidagi väärtuslik, ennast proovile panna, ennast rakendada, endast midagi anda. Kuidas oled sa tulnud toime igapäevaelu pingetega, õppimise või töötamisega, kas sellega läheb või ei lähe, on mingid takistused ja lisaks siis tõesti sellele kõrvale veel, et kas mul on mingid muud hetked, kus ma tunnen, et ma panustan, mul on mingid kogukonnad, kellega koos mul on hea koos olla, me koos tegutseme, toimetame, need on meie lähedased, meie kogukond laiemas mõttes kui töökeskkond, et kuidas mul sinna panustamisega on. Ja kui me vaatame, siis me võime öelda, et praegu see tasakaal on kenasti paigas. Ja kui me siis tõesti vaatame, et midagi seal tasakaalus meil ei toimi, siis me saamegi mõelda ka sellele, et või üks nendest märkidest võib-olla, mis annab sellest tasakaalu kõikumisest märki, on ka just see, et kogu selle elu keskel, kuidas on mul paindlikkusega tulla toime võib-olla ootamatute olukordadega, näiteks, et meil on planeeritud seminar ja samas planeeritakse häiresignaali testimist, et kas see ajab meid väga kuidagi endast välja, me mõtleme, et sellega ma küll toime ei tule, see on midagi hoopis teistsugust, mul ei ole seda kogemust ja ma ei tahaks seda kogeda, või siis me mõtleme sedasi, et olgu, see tekitab väikest ärevust, me täpselt ei tea, kuidas see läheb või kuidas teie ennast tunnete selles olukorras, aga mul on siin teised head kolleegid kaasas, kellega me saame selle läbi arutada ja siis tekib see hea tunne, et tegelikult me saame sellega hakkama, aga just see paindlikkus, et kuidas ma reageerin ja kas mul tekib juba mõtteid, kuidas toime tulla. Et jällegi on väike vihje, et kuidas läheb.
ja selle tasakaalu puhul siis ka on meil üheks selliseks, no ta on igatpidi nagu meile selliseks toetuspunktiks, et vaadata, et kus need tasakaalukohad on oma igapäevaelus. Ja teile, kes te töötate haridusvaldkonnas, on kindlasti olulisel kohal see, et kuidas on tasakaalus pingutus ja lõõgastus nii teie enda puhul, teie päevarütmis, teie nädalarütmis, kuurütmis, aasta lõikes, kuidas on paigas need asjad, aga samas ka siis nendel lastel ja õpilastel, et kus on nendel need pingutuse hetked ja mis on need lõõgastuse hetked ja kas see tasakaal on olemas. Vaatame ka riski- ja kaitsetegureid, et kui vaimse tervise puhul on neid olukordi, mis seavad meie vaimse tervise ja heaolu riski alla ja on ka neid, mis seda toetavad ja kaitsevad ja üks teema siin natukene juba etteruttavalt öeldes ongi see sotsiaalemotsionaalsete oskuste kogum, mille me oleme elu jooksul kogunud, et need on kindlasti üheks tugevaks kaitseteguriks ja samas, kui me vaatame riskitegurite nimekirja, siis seal on nii mõnigi selline just selle ühe või teise oskuse puudus ja paneb meid riski, et meil võib vaimse tervise muresid tekkida. Tasakaal ka sellel, et kuidas ma märkan heaolumärke, kuidas ma märkan neid ohumärke, kas mul on teadmisi, oskusi, hoiakuid nende ohumärkidega tegeleda ja neid heaolu märke, neid tugevusi toetada, neid haavatavustega tegeleda, et kuidas mul selle tasakaalu ja oskustega on. Ja siis üks oluline asi, enne kui me täna siis selle tunni aja jooksul me tõesti keskendume hästi palju ikkagi sellisele indiviidi tasandile, et mina kui õpetaja, mina kui noorte ja lastega tegelev inimene oma töös, siis mida me tahame kindlasti välja tuua, on see, et kuigi palju räägitakse enesehoiust, siis enesehoidmine kuulub ühte suuremasse süsteemi ja see süsteem on meie elus, kui me töötame kusagil, ühe osana on kindlasti ka meie töökeskkond, et kui te nüüd mõtlete täna kaasa, siis hoidke seda endal kuklas, et vaimset tervist ja heaolu toetav töökeskkond sisaldab väga paljusid asju, millest üks nendest on täiskasvanu enda oskus ja teadmised iseenda heaolu hoida, aga lisaks siis tõesti me arvestame seda, et milline on see organisatsioon, milline on seal suhtlemisnormid, kuidas on inimestevaheline kontakt, kuidas on juhtimiskultuur, kuidas on üleüldiselt ka see kogukond seal organisatsiooni ümber. Ja mitte unustamaks siis ka seda, et kõik see, mis meil ühiskonnas toimub, mõjutab seda keskkonda haridusasutustes veelgi enam, sellepärast et ei ole meil ainult töötajad, vaid meil on ka lapsed ja noored, kes tulevad ühiskonnast, oma kodudest, oma muredest, oma rõõmudest ja lisaks siis loomulikult arvestada ka sellega, et seesama keskkond annab siis ka mõjutust sellele, mis toimub väljaspool, ehk siis väga palju, miks me peaasjades ka töökeskkonnaga tegeleme, on just seetõttu, et me teame, et lapsevanemate töökeskkond mõjutab väga palju laste heaolu ja tegelikult neid inimesi seal ümber samamoodi, et ühesõnaga, see on ka midagi, mida me tahtsime teile kaasa anda siin teadlikkuseks, et see ei sõltu ainult teist endast ja rohkem kui see slaid me sellest teemast täna ei räägi, see on hoopis teise seminari teema, aga kui on huvi ja soovi panustada koos oma kolleegidega mõelda, siis on meil täiesti olemas materjal tegevuskava kujul, kuidas selle teemaga siis rohkem tegeleda. Ja nüüd lähme siis sellesse üksikisiku tasandile, et kui me mõtleme selle peale, et paindlikkus on üks nendest võtmesõnadest ja enesehoiu või heaolu suunal mõelda, et mis seal tasakaalu teisel pool on, siis tasakaalu teisel pool sageli ongi mingid pinged, mingid stressiolukorrad ja nüüd ka teile, kes te siin kuulate, saate korra mõelda, et mis on need stressimärgid või need pingete märgid, kui te saate aru, et tasakaal hakkab vaikselt paigast ära minema, et mis on need sinu puhul need märgid, mis on, et jah, ma nüüd tajun, et praegu läheb juba keeruliseks või ma tunnetan, et mul ei ole tegelikult hea olla, ja mõtlen nende märkide peale, et see on juba esimene samm tegelikult enesehoiu puhul, et mul on endast väga hea arusaam, et mis on need ohumärgid, et nüüd hakkab asi tasakaalust välja minema ja ma pean enda peale mõtlema hakkama.
ja siis on see teine pool stressi puhul. Me sageli stressist räägime ikkagi nagu ka negatiivses võtmes, et see ongi mingi asi, mingi selline osa meie elust, mis kurnab ja võtab meist kõik, mis võtta annab. Aga samas me teame, et ta on ikkagi osa meist, ta on täiesti selline loomulik meiega kaasa tulnud reaktsioon olukordadele, mis vajavad lahendamist ja vahel ongi stress või pinge või see niisugune väike lüke enda sees see, mis aitab asju ära teha, et siin võib-olla on ka see niisugune uskumuste või hoiakute pool, et kuidas ma neid olukordi vaatan või kuidas ma neid hindan ja kuidas ma saan aru sellest, et see, mis praegu toimub, ei ole enam niisugune tavaline igapäevane pingutust nõudev olukord, vaid see tõesti hakkab minema selliseks nagu negatiivses mõttes, nagu me ütleme, et mul on väga kõrge stress või ma ei mul on igapäevaselt mingid stressiolukorrad, millega ma toime ei tule. aga muidu tõesti võib mõelda, et stress on tegelikult meie osa, ta on üks osa sellistest ka millestki, mis ei ole mõnes mõttes nii lihtsalt meie enda kontrolli all, sest ta on seotud väga paljude asjadega, mis meie kehas toimub. ehk siis mida me esmalt teha saamegi, on õppida ennast tundma või oma kolleege või neid õpilasi, kellega ma igapäevaselt toimetan, et nemad siis samamoodi, et ma saaks aru, et kus nad oma selle pingega on. ja, ja mõelda siis tõesti sellele, et mis on see vahe sellel, et mis on see igapäevane stress ja pinge, mis on selline, et ta kuhjub ja mul tegelikult ei paista sealt mingit tunnelivalgust. Ja siis ka tõesti on olukordi, mis on väga pingelised või väga ootamatud ja nõuavad meilt sellist kogu meie toimetuleku sellist ressurssi ja selle puhul me võib-olla enesehoiu mõttes saamegi rääkida sellisest pinnasest, mis me oleme ennem jõudnud luua ja sellest, kuidas me nende stressiolukordadega siis pärast taastumise mõttes toime saame tulla. Vahepeal oli ja ma nägin, et ja, tuli sõnum ja ja kas et siin oli üks mõte Mhm. lihtsalt, et mille järgi siis saan aru, et võib-olla jah, see stressi on juba päris palju, et siis on välja toodud, et näiteks on rohkem väsimust, muutused unerütmis või isumuutus, et mhm, siis saab aru, et nüüd on küll juba mhm. see stressi rohkem iga päev just, elus. ja tegelikult aitäh, et sa selle välja tõid, sest siit te kuuletegi väga palju juba ka seda, et alati mures on osa lahendusest, sest te mainisite ära juba päris mitu vaimse tervise vitamiini, et on uni ja puhkus, on ju. Me näeme, et see hakkab kannatama, täiskasvanud tihti toovadki selle välja, et uni on esimene, et kas ta üldse ei tule või ta läheb keset ööd ära või ta on hästi seiklusrohke või siis tõesti läheb nii vara ära, et jõuab veel hästi palju muretseda, enne kui üles peab tõusma. et see uni on üks, suhtlemine oli, toitumine, need kõik on vitamiinid ja vitamiinid, vaimse tervise vitamiinid ongi sageli need, mille puhul me ütleme, et hoia neid oma igapäevaelus ja eriti siis, kui tundub, et see tasakaal hakkab paika minema, sest sageli need vitamiinid ongi esimesed, mille me tõstame ära, et olgu, mul on tavaliselt mingi mõnus liikumise rutiin päevas ja kui mul läheb pingeliseks, siis ma jätan selle trenni ära või et ma ei lähe jalutama või ma ei saa oma sõprade või tuttavatega õhtul kokku, sest ma ei jaksa. aga vahel on seda just vaja selleks, et ka taastuda mingisugusest olukorrast, mis näiteks töö kontekstis stressi tekitab. üks mõte, mis tuli sealt vahepeal ja veel. just no väga hea, et sa märkisid, et asjad hakkavad rohkem ununema, ehk siis selline kognitiivne toimetulek on ju olukordadega hakkab muutuma mm. -hmm. ja, et tähelepanu on ju, võib hajuda, ongi mälu hakkab trikke tegema, muidu jäävad asjad meelde, aga siis tundub, et ma ju panin oma arust kirja, aga juba see hetk ununes ära, kui hakkasid kirja panema, et tõesti nii ta on ja väga vahva, et te olete tõesti märganud ja siis on see küsimus, et mis ma selle märkamisega teen. siin on ka üks selline, mulle meeldib see väike joonis ka sellepärast, et siin on natukene see koht, kus me tõesti saame vaadata, et stressi või sellise survega meie elus ei ole nagu kummalgi pool hästi, et kui üldse ei tunne seda nagu power'it tegutsema hakata, siis on nagu kehvasti ja teiselt poolt, et me kindlasti prooviks olla seal, ma ei tea nüüd, mis värvi teie seal näete, minul on roheline, aga vahel ta paistab sellise kollasega, et see keskmine väsimuse kaar on see, et kus ikkagi proovida hoida ennast niimoodi seal
nagu allpool osas või seal mäe tipus vahel. Ja isegi kui on perioode, kui me elus vajame seda, et me lähme sinna oranži, siis me peame teadma, et sealt kõrval peab olema see lõõgastuse või puhkamise hetk, sest mida rohkem mäest alla, seda vähem tõenäoline on see, et me saame ise ülesse, mis ei ole üldse halb, sest kui me oleme seal, abi palumine ongi kõige õigem asi, aga lihtsalt see taastumine on väga palju pikem ja aeganõudvam ja ressurssi nõudvam, et pigem on hea seda ressurssi ikkagi siin mäe eespool otsas niimoodi jagada, et pingutus ja lõõgastus. Kas oli vahepeal veel väike tähelepanek või? ja ehk siis ka, et mille järgi saad aru, et stress on rohkem, et kergemini ärritumine ehk siis selline emotsiooni ja eneseregulatsiooni raskus tuleb, on ju, et ei suuda toime tulla nende olukordadega selliselt nagu tavapärane. Täpselt, et see süütenöör läheb natukene väiksemaks järjest, kui mida pingelisem on ja mida vähem seda lõõgastushetke on. Ja mis meiega toimub siis tõesti selles olukorras, et me sellises tavalises olukorras, mõtelge ka, et milline ma olen, milline ma tavaliselt noh, just nende tähelepanu või emotsiooniregulatsiooni või kognitiivsete võimekuse osas olen, et milline on see tavaline mina ja siis mõtleme, et kui on ohuolukord või stressirohke olukord, siis meie keha reageerib ikkagi sageli üsna nii, nagu ta on alati reageerinud, et tuleb oht ja siis ta hakkab tööle selleks, et meie elu päästa. Ja kui tuleks lõvi siit toast sisse, siis tõenäoliselt ongi väga kasulik, et ta niimoodi töötab, sellepärast et mul ei oleks aega siis mõelda või guugeldada või teha midagi seda, et mida teha siis, kui lõvi tuppa tuleb, vaid mu keha ja aju ja kõik juba toimivad koos ja mina ei peagi selle peale mõtlema. Aga mis on tänapäeval juhtunud, on see, et meil on tegelikult neid tundeid, et keegi nagu lõvi tuleks tuppa väga sageli ja me keha reageerib ikkagi üsna sarnaselt, ehk siis ta hakkabki toimetama selle nimel, et meid ellu jätta. Ja seda enam on hästi hea, nii nagu siin Karin on kõrvalt toonudki mõnusalt sisse, et need märgid, mis selle stressi puhul tekivad, on mõned nagu just need märgid sellest samast oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumist, mis aitavad meil ühel hetkel teha erinevust, et kui on eluohtlik olukord, siis me niikuinii tegutseme ja toimetame, aga kui me tajume, et see stress või see pinge läheb nii kõrgeks olukordades, kus tegelikult ellujäämisega tegemist ei ole, siis me saame rakendada neid oskuseid või teadmisi ja ka seda uskumuste pagasit, mis me saame kaasa võtta elust ja kogemustest ja koolitustelt, et siis peatada see stressitsükkel nõnda, et me ennast kuidagi läbi ei kurna ja vaadatagi siis tõesti, mõelda nende asjade peale, et mis on minu jaoks need olulised lõõgastumistehnikad, viisid, kuidas ma saan sellega toime, aga selle juurde me ka kohe tuleme. Ja just, et kui me vaatame läbi, et me oleme siin mitmel korral juba öelnud, et need on teadmised, oskused, hoiakud, siis üks selline alustala enese hoidmise ja vaimse tervise toetamise puhul ongi see selline positiivsuse märkamine, rõõmustamine, et me võime küll mõelda, et kui on rasked ajad, et mis meil siis rõõmustada on, siis isegi tehes koostööd Ukraina kolleegidega haridusvaldkonnas, on meil olnud mitmeid kohtumisi, kus me saamegi ka oma kolleegidelt kinnitust, kes tegelevad traumateadliku lähenemisega, tegelikult isegi väga keerulistes olukordades julgustatakse inimestel endale lubama seda positiivsuse märkamist, et see ei võta ära seda kannatust, aga see lubab hetkeks võtta neid kohti ka, kus me näeme midagi, mis on head, midagi, mis teeb meile rõõmu ja mitte ainult ei anna ta meile head tunnet, vaid ta loob tegelikult neid kontakte meie ajus, et meil oleks need sillad olemas, mida teed pidi minna siis, kui asjad lähevad ka keerulisemaks, et me kuidagi ehitame seda ikkagi vundamenti igapäevaselt ja ehitada saab ainult tegelikult selles rahulikus olukorras, sest siis, kui on pingelised ja keerulised ajad, siis on raskem seda oskust õppida, sest siis me juba oleme pinges ja stressis. Aga me teame, et see mitte ei ole ainult selline tundke ennast hästi märk meie poolt, vaid ikkagi see, et teadus selle taga ütleb, et üks, ta annab meile praegu jaksu ja jõudu ja rõõmu, aga teine, ta ehitab ka tulevikuks
pinnast ja siin pinnase kohta ongi väga vahva selline joonis, mida mulle meeldib alati näidata. See puudutab, tegelikult on loodud laste heaolu konteksti, aga minu meelest puudutab meid kõiki, et elu on nagu elu on, et me mingeid asju saame suunata, päris palju asju tulevad ikkagi läbi erinevate olukordade, erinevate inimeste, nende keskkondade, kus me toimetame ja me ei saa neid kõiki muresid ennetada, aga mida me saame teha, on ehitada seda pinnast selliseks, et need tee peal olevad augud või hüpped või mäed, mis tulevad, muutuvad natukene see sõna mul ei tule välja, et me saame neid ületada lihtsamalt. Et neid mõelge, kus on teil just need alustalad, mis toetavad seda, et me tegelikult tuleme ka nende keeruliste olukordadega paremini toime. Ja talast rääkides, siis vaimse tervise vitamiinid kindlasti need on nii, nagu te ütlesite, et hoidke need pildis, vaadake, kus on teie tugevused, kus on need asjad, mille te väga lihtsalt lükkate kõrvale, võib-olla kui läheb pingeliseks ja mõelge, kuidas te neid mugaval endale heal viisil saate ikkagi sinna oma ellu tuua. Ja enne kui Karin saab rääkidagi just sellest kogumist, mis see sotsiaalemotsionaalne pädevus siis täpsemalt on ja kuidas ta siis on seotud selle enesehoidmisega, siis minu poolt sellise heaolu või vaimse tervise teema lõppu ütlen ka toongi, kui te küsisite ka, et kuidas siis, mis need väikesed nipid on, siis tõesti vastus ongi need väikesed nipid, et järjest rohkem uuritakse selliseid asju nagu mikropausid, meie peaasjades oleme neid kutsunud hingetõmbepausideks, mis ongi sellised maksimaalselt 10 minutit hetki enda päevas, kus ma tegelen millegagi, mis ei ole seotud selle igapäevaste tegevuste ja toimetustega, vaid ma võtangi neid enda jaoks häid hetki ja need hingetõmbepausid võib-olla nimetuse mõttes kõnelevad veelgi rohkem sellest, mis asi see täpselt on see, et ka hingamine või see, kuidas me enda kehas oleme, on hästi seotud ühest küljest sellega, et ta annab meile infot, kus olukorras me praegu oleme, kuidas me ennast tunneme ja teiseks ta on ka võti sellesse, et ennast tagasi tuua heasse kohta, sest kui me võtame selle hetke, siis me anname enda kehale märku, et praegu ei ole ohtu, praegu on kõik hästi ja uuringud näitavad, et need, kes põimivad enda päevadesse pause, on tehtud hästi suuri selliseid mitmeid uuringud selle kohta, et kuidas siis inimesed, kes võtavad pause oma päeva jooksul ja need, kes mitte, et kuidas see mõjutab nende töö toimetulekut, just sedasama kognitiivset võimekust, kuidas see mõjutab pikas perspektiivis läbipõlemist, et siis ikkagi kõik uuringud näitavad, kasupool on sellele, et pause tuleb võtta ja mõnes mõttes ju on see hea jällegi vihje selle koha pealt, et 10 minutit on isegi see aeg või mõned korrad, vist siin need erinevad uuringud ütlevad erinevalt, et 5 minutit ja 3 minutit ja siin on nagu või 5 ja 5 ja 5 või paar 10 minutist, siin on väga erinevaid soovitusi, et pigem ikkagi see soovitus on endale sobival viisil, aga seal nagu just see kogemus ütleb, et neid hetki ikka päeva jooksul leiab. Ja üleüldiselt siis nii, nagu ma alustasin, et mõelda see läbi, et kus on minu need hingetõmbe või lõõgastumise pingutamiste kõrval ja neid siis nii lühikeses kui pikas perspektiivis teha endale väike sellise enesehoiuplaan. Ja me jõuamegi selle teemani, mis on selle tänase teine pool enesehoiu kõrval siis, mis on see, millele see enesehoidmine, vaimse tervise teadlikkus, oskused ehitub, on tegelikult lai pilt, hästi nagu ka kasutatud termis selline säilenõtkus või resilientsus, et mis on inimestel või mis on nagu erinev osadel inimestel, kelle puhul me vaatame, et kuulge, nemad saavad nagu hakkama isegi siis, kui on nagu raske ja pingeline või tuleb ette ohtusid ja mägesid ja orgusid ja on teised võib-olla, kellel on raskem toime tulla, et siis vaadatakse otsa siis tõesti nendele oskustele, hoiakutele ja teadmistele, mis on neil inimestel
kasutuses, kas läbi selle, et nad on kasvanud, nad on olnud sellistes haridusasutustes, kus nendele oskustele, hoiakutele ja teadmistele on oluliselt tähelepanu pööratud, või on neil kodud, kus see kaasa tuleb, või on mõlemat, eriti hea tasakaal, või siis on need asjad, mida me oma töökeskkonnas oleme õppinud, hoolimata sellest, et võib-olla kodust ei ole kaasa tulnud või eelnevast elust, et see, kust see tuleb, on hästi erinev, sest täiskasvanuna me samamoodi saame õppida, areneda, pingutada selle nimel, et enda heaolu oskuseid arendada, aga just seal säilenõtkuses on olulises kohas sellised kolm asja, et seesama, et me usume inimeste tugevusse, usume sellesse, et meil on võimalik ka uusi asju õppida ja teistel on võimalus õppida, me näeme sellist arenguperspektiivi. Me usume ka sellesse, et me üksinda ei saa alati kõike muuta, vaid meie ümber on keskkonnad, mis meid mõjutavad, et ka see enesekaastunne on meil endas olemas, et ma ei saa endalt nõuda kõike, kui miski minu ümber ei toeta seda heaolu. Ja nii nagu täna on tegelikult päris mitmes moel nagu öeldud, on selline minu lemmikosa selline argipäeva maagia, et sa ikkagi oskadki seda positiivseid väikseid asju märgata oma igapäevaelus ja see annab ka sellist jõudu. Aga mis ta siis on, ei ole midagi erilist, midagi kaasasündinuid, vaid harjutatavad oskused ja selline kuidagi elu reaalsuslähedane, hästi selline uskumus elust, et milline ta tegelikult on oma tõusude ja mõõnadega, aga teadmine, et ma ise või siis koos teistega tulen toime. Ja siin nüüd ma annangi sõna Karinile, kes jagab sotsiaalemotsionaalse pädevuse selgitust natukene siia juurde. Ja aitäh sulle. Mulle tundub, et nii palju olulisi mõtteid on juba olnud siin, et tahaks kohe mikropausi teha. No täpselt on ju, juba hakkab siin, saate vaadata järgi ja võtke vahele neid pause, ma arvan, et see on võib-olla hea mõte ka tõesti. Just, et need slaidid te kõik kenasti saate hiljem, kõik, kes te siia registreerunud olete, et saate omas tempos neid vaadata ja mõtelda ja seal, kus on vaja süvitsi minna, saate süvitsi minna, sest täna me teeme tõesti sellist väga pindmist nagu esmaseid mõtteid siia paneme, on ju. Aga ja siis säile ja võib-olla ka taastenõtkus on ju, et kui midagi on juhtunud, et mis meid siis toetab, et üks aspekt, mis ongi siis sellel just indiviidi tasandil välja toodud, et mis väga tugevalt toetab, on sotsiaalemotsionaalne pädevus. Et sealhulgas näiteks, et kuivõrd me oskame ja võimaldame endal tunda erinevaid tundeid, lubame seda endale või kuivõrd me tuleme nendega toime, kuivõrd me suudame siis sellist keskenduda või fookust hoida, et täpselt jälle, et kui selline stressi on rohkem, et sa kohe tunned, et nagu siin ka eelnevalt öeldi, et võib-olla ei suuda nii hästi, aga mingi tavapärases olukorras suudad paremini tulla toime erinevate käitumistega, näiteks laste puhul, kolleegide puhul ja vahel on need käitumised, mis võib-olla minu põhimõtete vastu käivad, et kuidas ma siis, et see reaktsioon võib olla tugevam või need ongi sellise kõrgema emotsiooniga olukorrad, kus on vaja koheselt reageerida, on ju. Kuidas ma suudan luua või hoida positiivseid suhteid, nii pere, paarisuhet lastega, kolleegidega, sõpradega, on ju, et väga erinevad suhted, sellised põhimõtted või oskused mõnikord. Ja kuidas ma ka oskan teha sellist plaani olukorra lahendamiseks, et jälle selline kognitiivne hoiakus, et kas ma suudan planeerida ja ennast juhtida selle planeerimise täide viimisel, et ma päriselt siis teeksin selle ära. Võid edasi panna. Ja kui me räägime siis definitsioonist, et mis see sotsiaalemotsionaalne pädevus on, et selle ma loen ette, aga nagu ka Marit ütles, et tõesti need on ju rohkem kui teadmised, et need on ka oskused, hoiakud, uskumused, mis võimaldavad oma mõtteid, emotsioone ja suhteid, sealhulgas teiste mõistmist teadlikult ja paindlikult juhtida. Et see aitab siis meil endast ja teistest paremini aru saada ja valida olukorrale sobiv käitumine.
et võib-olla tänase seminari jooksul ka te saate mõned uued teadmised, et mis võiks võib-olla teid toetada, aga see kindlasti ei tähenda seda, et te järgmine kord kohe oskaksite neid kohe kindlasti rakendada, võib-olla oskate, aga võib-olla need lähevad siis vahepeal jälle meelest ja on vaja meelde tuletada, et see on ikkagi ju oskuse õpe, mis on selline samm-sammuline protsess. Ja ma ise olen üritanud mõelda, et mis on need olukorrad elus, kus sotsiaalemotsionaalset pädevust meil ei lähe vaja, nagu tõesti ei lähe vaja. Ja ma ei tea, ma ei suuda seda välja mõelda, et võib-olla magades aga siis me protsessime päeva jooksul, on ju, nii-öelda tehtud ja samas meil ikkagi kinnistuvad mingid neuronaalsed ühendused, on ju, et see on jälle teistmoodi. Et jah, kui keegi suudab välja mõelda äh, sellise olukorra, kus endaga või sotsiaalselt ei ole vaja tegeleda, et siis oleks teretulnud. Korraks veel see eelmine, et ja see sotsiaalemotsionaalne pädevus tõesti aitab toime tulla ka erinevate töökeskkonna nõudmistega ja selle igapäevase stressiga, mida Marit mainis. Ja sealhulgas tõesti on sellist positiivset stressi nii-öelda, et lihtsustatult, et millega me tuleme toime ja mis meile meie seda säile ja taastunetkust suurendab ja seda, millega me tegelikult enam toime ei tule ja tegelikult meie võimekust vähendab. Ja siinkohal ikkagi on väga oluline ära öelda, et kui tõesti need keskkonnanõudmised on sellised, millega ei tulegi toime ja need on võib-olla ebamõistlikud, siis ükskõik kui head pädevused teil endal ei ole, on ju, siis mingi hetk võib tulla see olukord, kus on vaja pikemat taastumist et jah, et jälle see oma piiride teadmine, et kui palju ma üldse saan muuta või panustada. Ja võid edasi minna. Ja miks see sotsiaalemotsionaalne pädevus ka nii äge tõesti on see, et nagu Marika mainis, et see tõesti on kogu elu arendatav pädevus, et hästi tihti kuidagi seda ikkagi tuuakse ka sellisena, et see on nagu mingi püsiomadus, et näiteks, et ta ongi selline, kes alati ärritub või on kriitiline või et ta ongi selline. Ja muidugi meil on mingi geneetiline eelsoodumus võib-olla oma mingil määral, ütleme, mingid teooriad ütlevad, et temperamendi osas on ju, et kuivõrd reaktiivsed või reageerivad me siis näiteks oleme mingitele olukordadele, aga väga palju on sealt seda, mis me siis oleme või ei ole õppinud, on ju elu jooksul. See on üliäge, et see on õpitav, see ei ole kerge mitte mingil tasandil, aga see on tõesti muudetav ja õpitav. Ja need sotsiaalemotsionaalne pädevus ongi selline vaimse tervise kaitsekilp, et see aitab meil igapäevaelus toime tulla, aga tegelikult tõesti siis, kui elus on ka midagi äärmuslikku juhtunud, täpselt kui meil on mingid ikkagi sellised olukorrad, mis ei ole igapäevased, on ju, et siis ka nendes olukordades ennast juhtida, tulla toime, tulla võib-olla selles sotsiaalses olukorras toime või küsida abi näiteks, on ju, jälle sotsiaalne oskus, et me saame neid oskusi rakendada siis eriolukordades. Ja jah, ma arvan, et sa võid edasi panna. Ja et mida siis teaduskirjandus ka ütleb, et tõesti on see pädevus, mis toetab säile taastunud, kus mitmel moel, et ta toetab seda üldist mõelda sellest positiivsest, et me suudame näiteks ka piire seada, et me suudame oma emotsioone reguleerida, toetab paremat kohanemist stressirohkete olukordadega, mis omakorda siis toetab seda, et kui see stress on ju, nagu Marika näitas, et kui seda stressi on palju ja pikaajaliselt, et siis see võib viia läbi põlemiseni, ehk siis need on need ennetavad pädevused, on ju. Ja hea emotsiooniregulatsioon ja enesetõhusus tõesti vähendavad siis sellist emotsionaalset kurnatust või toetavad sellega hakkama saamisel. Aga tõesti on sealjuures vajalik ka see laiem süsteem, on ju, et kuidas on kolleegidega, ma ei tea, lapsevanemate, lastega, juhtkonnaga ja kuidas on üldine psühholoogiline turvatunne on.
ja siin on siis uuring, mida mina Eesti õpetajatega sain läbi viia mõned aastad tagasi, et tõesti meil oli väga suur valim ja selline unikaalne uuring see sellel hetkel oli, et 528 õpetajat ja aru saada, kuidas siis Eesti õpetajate puhul siis see sotsiaalemotsionaalne pädevus on seotud tunnetusliku stressiga ja kas on mingeid siis neid alaosasid, mis rohkem on seotud selle stressiga ja meie uuringust tuli siis välja see, et need on tõesti siis korrelatsioonid, ehk siis need ei ole põhjus-tagajärg, aga niisugused seosed, et üks kõige tugevamaid seoseid oma siis meil enesejuhtimine ähm, äh, ja sealhulgas näiteks püsivus või eesmärgipärasus, et kuivõrd ma tõesti suudan ennast juhtida erinevates olukordades, me kohe vaatame lähemalt, mida see enesejuhtimine ka tähendab, aga ka eneseteadlikkus, et see, et kas ma saan aru täpselt see, mis me enne rääkisime, et mis on juba need stressi ilmingud, et ma saan aru, et ma ei toimi nii nagu tavapäraselt, mis mind võib toetada, kas ma neid toetavaid tegevusi teen ja nii edasi, on ju. Ehk siis just need enesekohased oskused, mis tegelikult on ka aluseks sotsiaalsetele olukordadele, sest seal sotsiaalsetes olukordades sa samamoodi tegeled endaga, aga siis see sotsiaalne komponent tuleb sinna peale, on ju. Et näiteks kui keegi mulle midagi ütleb ja mulle see ei meeldi, ma pean ennast suutma ära reguleerida ja siis selle suhtlusolukorraga seal toime tulema, on ju. Ja see enesejuhtimine ja reguleerimine, et vaatame seda korra nagu täpsemalt, et see on oskus reguleerida oma mõtteid, tundeid, käitumist ja ka motivatsiooni, et juba päris palju komponente on ju, et kas ma suudan siis käituda selliselt, nagu ma soovin, kas ma suudan mõelda mingites olukordades selliselt, nagu ma olen planeerinud või kuidas ma siis nende tunnetega tõesti hakkama saan, kas ma suudan neid juhtida, kui see tunne tuleb, see võib muidugi tulla, see on füsioloogiline, on ju, selline reaktsioon, aga kas ma suudan siis sellega hakkama saada ja laiemalt ka suhteid, saavutada püstitatud eesmärke, pingutusteadlikult juhtida ja toime tulla stressiga ja selle kõige aluseks, korraks veel see eelmine slaid, on meie siis täpselt need kognitiivsed protsessid, mida me siis ka enne mainisime, et täpselt see töömälu, pidurdus, tähelepanu, paindlikkus, et kuivõrd meil on seda kognitiivset paindlikkust, siis hakata nende olukordadega toime tulema. Nii. Ma arvan, et sellest me lähme praegu üle, aga sellega te saate tutvuda, sa võid panna siis järgmise slaidi meie e-kursusel ehk siis, et kus teie saate sotsiaalemotsionaalset pädevust nagu rohkem enda jaoks mõtestada, ongi, meil on siis tasuta 5 akadeemilist tundi on see siis kursus õpetajatele, kus nad saavad siis sotsiaalemotsionaalse pädevust mõtestada nii õpilase tasandil kui ka enda tasandil ja mõelda, kuidas seda siis rakendada oma igapäevatöös ja teine, et saada võib-olla siis olla kursis sellega, et kui meil on õpetajatele juba rohkem materjale, mida me oleme välja töötamas, et ka õpilaste pädevusi toetada, on siis meil selline uudiskiri haridustöötajatele nagu tasakaalupaus, et see on niisugune aktiivne pildik, et kui sinna peale lähete, kui materjalid saate, et siis saate sellega liituda, sest et teie enda pädevuste arendamisel on mitu võimalust, on ju, et üks on see, et te teete seda ise, seda tööd iseendaga, on ju, ja mõtestate oma pädevusi, aga teine võimalus ongi tegelikult ka see, et te neid hakkate koos arendama, et ongi, kui need on õpilaste sotsiaalemotsionaalset pädevust arendavad nii-öelda tegevused, siis teie samamoodi peate oma pädevust sealjuures mõtestama või neid mingeid teemasid mõtestama, et olla nagu oma pädevustega piisavalt noh, nagu jah, toetada, sest et te saate alati õpetada seda, mida te ise oskate, on ju, milles teil endal on pädevus ja tegelikult tahaks ühte iva teha, aga Marit, ma korra nüüd küsin, et kuidas me teeme selle ivaga? Meil on pärast veel mõned väikesed need teile kaasa pakkida, mõned asjad veel.
kui, kas me teeme seda umbes 5 minutit ja siis võtame selle viimase või kuidas sulle tundub ja meil on 10 minutit jäänud. no proovime 5 minutiga hakkama saada. Ma selle selgitan ära ja see jääb teile on ju siis slaididele ka, et te saate selle juurde igal hetkel tagasi Aga tulla. võib-olla me teemegi nõnda, et sa selgitad selle iva ära ja me ei võta selle tegemiseks praegu aega, vaid me tegelikult nagu kingime selle hetke teile pärast, et te saate selle iva läbi teha. kas see tunduks sulle hea, et siis me saame natukene võib-olla paar küsimust ka võtta, kuigi me enamik küsimusi proovisime nagu põimida ka siia nendesse slaididesse, aga võib-olla on kellelgi veel lõpus mõni põletavam küsimus, et siis saame selleks ka võtta aega. teeme nii ja kui keegi siis tunneb, et ta tahaks kohe peale seminari seda näiteks teha, siis tehke siis kuvatõmmis või screenshot, et siis te saate kohe pärast seda teha. aga selline ongi üks iva, see mahajahtumise sammud, et täpselt see eneseregulatsioon, see üks oluline oskus oli, et mingi olukord, kus sa tundsid, et noh, nüüd ei suuda ennast enam ära reguleerida, emotsioon on üleval ja väga keeruline on hakkama saada et siis sellisel hetkel need sammud saavad olla see, et sa nimetad selle tunde, mis see on. et ma tundsin, et ma olin vihane, närviline, haiget saanud, et mis iganes sa tunned, et selles olukorras on ju näiteks tänapäeval oli, eile, mis iganes hetkel, et mis see tunne või emotsioon seal oli. ja mis see strateegia siis võiks olla just sinu puhul, mis aitaks toime tulla. see võib olla inimeseti väga erinev. me kõik oleme erinevad ja täpselt see, et meie närvisüsteemi aitavad reguleerida väga erinevad asjad, et see hingamine, taktiilsed puudutuste mingid asjad, kognitiivselt endale midagi öelda. näiteks üks õpetaja tõi kunagi välja, et Ivade koolitusi kannan, et siis ta ütles, et kui väga raskeks läheb, et siis ma korraks keeran klassile selja, ma teen endale pai ja ma ütlen oma nimed, nagu mina ütlen siis endale, et Karin, sa saad hakkama, kõik on korras et ta tõesti tegi nagu sellise füüsilise, et on ju sensoorse puudutas ja kognitiivselt ütles, et sa saad hakkama selle olukorraga praegu, aga mis iganes teil on see strateegia, võib-olla, et te saate toime tulla ja siis sõnastada see eesmärk, et kuidas ma järgmisel korral tahaksin reageerida, et näiteks järgmisel korral Juku on siis jälle see, kes võib olla see näiteks või et Juku ütleb niimoodi väga ebameeldivat ja mina vastan talle rahulikult näiteks seda, et ütlen, et palun kasutame neid selliseid, ma ei tea, toetavat sõnavara või mis iganes ma ütlen siis on ju. Ja toeta ennast, et kuidas see strateegia võiks sul meeles olla, et kui siis see olukord on, sellepärast et see emotsioon ju tuleb, et kuidas sa siis järgmine kord saad selle strateegia endale meelde tuletada, et see võiks olla see, mida sa proovid. Ja selle juurde käivad siis need refleksiooni küsimused, et mida te saate ka siit vaadata. Aitäh! Nii, ja vaatame nagu mõned väikesed sellised kingitused ka siia lõppu lisaks, et tõesti sellised keerulistel hetkedel, et kui me vaatame jälle seda igapäevaelu, siis üks kaks väikest asja, mis taskusse panna, mõtlesime teile kaasa anda jällegi seetõttu, et need väikesed ampsud võivad olla vahel väga olulised meeldetuletused ja just, et mõelge läbi nii nagu selle eelmise iva puhul, et selle väikese asjaga tuleks teil tõesti kaasa seesama lähenemine, et kuidas ma soovin, et see mind toetaks, mis on need olukorrad, kus ma vajan sellist toetust, et sul oleks selle väikese paberi taga tõesti see mõtestatud töö, sest see on see, kui sa seda paberit katsud, mis tuleb meelde ja annab seda jaksu ja jõudu, et üks asi, mis taskus tõesti mõeldes inimestele, kontaktidele, mis meil igapäevaelus on, et panna kirja, et kes on need, kes sulle selles mõttes, kelle arvamus sulle päriselt korda läheb, et kui sa hakkad enda suhtes olema liialt kriitiline või on keegi sinu suhtes olnud võib-olla ebaõiglaselt kriitiline, siis sa saad panna käe tasku, katsuda seda paberit ja mõelda, et olgu, et kas see on see koht, kus ma lasen emotsioonil võib-olla võtta selle osa endast, mis seda jaksu vähendab, või siis ma mõtlen, et mis on need head strateegiad, kuidas ma tegelikult saan jääda rahulikuks, mitte võtta seda isiklikult ja mõelda, et
et mul on olemas see tugivõrgustik seal taga. ja teine, mis me omavahel ka arutasime, siin see pilt ei paista välja, aga seal pilt räägib väga palju sõnu, et kunagine, kahjuks peabki ütlema, et kunagi, kui hakkas Ukraina sõda, et siis Eesti puhul oli väga palju vabatahtlikku, kes käisid abiks. ja siis üks ja traumaterapeut andis vabatahtlikele kaasa ühe vaimse tervise plaastri ehk siis sellise väikese nimekirja asjadest, mida endale meelde tuletada vahel, et puhka, hinga, joo, söö, tegutse või liigu. Aga siin on ka see, et tõesti, et sul on õigus naerda, sul on õigus tunda kurbust, et lubada endale mingeid asju, et üks mõte teile ka ja võib-olla see väike minikrippkott on ka selles mõttes tore, et kui sa selle kuskile paned, et siis see paber ei kulu, aga teine, et tal on selline heli ka juures juba, mis teil meelde tuletab, et see on see minu enesehoidmise plaaster, kus on nimekiri asjadest, mida ma igal väikesel hetkel saan endale meelde tuletada ja mis mind tegelikult toetab. Ja mõeldagi nendele asjadele, mis on tegelikult olulised, mis on need asjad, mis vahel võivad kukkuda mitme laua vahele ja me võtame nad üles, aga enda puhul siis tõesti vaadata nendele asjadele otsa, et mis läheb korda, aga ma praegu annakski võib-olla sellise hetke, et ma lõpetan jagamise ja vaatame korra teie küsimustele ka otsa veel siin viimase 5 minuti jooksul, et kui nüüd on neid küsimusi, ma vaatan, kas juba tuli. ja üks Ahah. küsimus tuli, et palun veel paar sellist head nippi, nagu see endale pai tegemine raskuste puhul juhuks, kui tunned, et asi läheb käest ära. Minul on üks ja nipp, mida üks hea kolleeg Pille Murrik, kes lasteaiaõpetajaid ennekõike, aga ta kooliõpetajaid ka õpetab, tema on öelnud, et üks viis, kuidas jääda nagu hästi jalad maa peale, on luua oma keelega kontakt oma nagu suulaega, et panna see keel sinna suulakke ja siis kuidagi see hoiab ka seda, et ma ei hakka võib-olla kohe selle tunde pealt reageerima, vaid mul on see suu seal, mul võtan selle hetke, et kui ma seda teen, siis ma võtan selle hingetõmbepausi, enne kui ma vastan mingile sisendile, mille ma olen saanud ja siis, et selline väike liigutus, mida teised võib-olla ei näe, aga sa tead, et kui ma seda teen, siis tekib see hetk, kus ma võtan pausi ja kuidagi tema kirjeldab seda ka nii, et siis sa tajud seda nagu, et sa oled ühenduses selle maaga, et su jalad on maas ja sa kuidagi hoiad kinni sellest keskkohast, et sa jääd paigale ja selline väike nipp. kas Karin, ja sul on nii veel? no ma mõtlen, et kui mõelda natuke laiemalt, et siis need võivadki jälle väga erinevad olla, et täpselt see ongi selline mingi sensoorne tunnetus, et sa tunned, et sa midagi teed, et sa kuidagi oled seal kohal, sest et mis peab juhtuma, on see, et on ju see, kui see emotsioonikaar samamoodi on ju, et emotsioonikaar läheb ülesse, et see nagu see hetk, et sa saad selle jälle alla minema, on ju, et see seal üleval siis ei reageeri, vaid et kuidas sa saada sinna alla minema. Et siis üks hea jälle, mis seda närvisüsteemi reguleerib, on ikkagi see hingamine ja see päriselt füsioloogiliselt on ju. Et sa saadki nagu paar sellist võib-olla sügavamat hingetõmmet teha või siis ka isegi, kui on selline klass, et sa saad kõik koos teha, on ju, seda hingamist, et võib-olla see võib olla üks mõte. aga meil tegelikult peaasjades nüüd on just ka mõnusalt tulnud tõlkest ära õpetajate enda hoidmise ivad, ehk siis ka, kui te sinna uudiskirja ennast registreerite, siis tõenäoliselt ühel ajahetkel tekib ka sinna see, et meil on hea teada anda, et on selline enesehoidmise materjal, kus on hästi palju just ka selliseid erineva pikkusega ka ja ka selliseid, mida üksi teha, selliseid, mida ka kollektiivis võib-olla läbi arutada, et selliseid enesetoetamise nippe on tulemas veel. ja osadel teist oli küll küsimusi ka, et kui on nagu tõesti sellised tõsisemad konfliktid või olukorrad, mis on jätnud endast jälje ja nendega tahaks tegeleda, siis siinkohal ma kindlasti ütlen, et need, millest meie räägime, need on sellised enesehoidmise, ennetamise ja võib-olla tõesti sellise igapäevastressi ja pingega toimetuleku nipid ja mõtted, et kui on ikkagi olukorrad, mis on
teinud haiget, teinud liiga, et siis tuleb vaadata asjadele tõesti natukene laiemalt otsa ja küsida abi vaimse tervise spetsialistidelt, kes võivad toetada. Karin, sa nägid juba, üks küsimus oli veel ja siis me saamegi tõmmata otsad kokku. ma mõtlengi, et see on jah, vastame ära siis on ju nagu Mhm. vastata ära sellega paari lausega muidugi on keeruline, aga et kuidas hoida tasakaalu olukorras, kus kolleeg ei tule poolt sammuga vastu ja pinged on püsivad. ja ma arvan, et üks hea märksõna ongi see oma tasakaalukus sealjuures ja siis oma võib-olla võimalikult rahulikult siis oma siis vajaduste või selline soovide väljendamine, et mis iganes teemal sa selle kolleegiga pead koostööd tegema. Vahel aitab ka teise perspektiivi mõistmine, miks ta võib selline olla, et see ei ole sellepärast, et see on nagu minu pihta, vaid see on sellepärast, mis iganes tema elus toimub. ja mõnikord võib aidata selline erapooletu vahendaja, et kes siis toetabki natukene nii-öelda nende emotsioonide eraldamist olukorrast, et see on olukord, millega on vaja koostööd teha ja me need emotsioonid proovime kõrvale jätta. Et väga raske on sellele öelda, et need olukorrad on väga erinevad, et mis seal täpselt on, aga mõned sellised mõtted. Mhm. Aga meie täname teid, kes te tulite ja, suur ja, aitäh! ja tänan Karinit ja Jaanat, sest see koostöö on olnud väga mõnus ja kulgenud kenasti ja aitäh küsimuste ja nende väikeste mõtete eest, mida te kõik andsite, sest see ju täitiski selle sisu täpselt nende oluliste väikeste detailidega, mis annavad värvi juurde. Aitäh teile! ja mina tänan ka ja tegelikult ma olin nii positiivselt üllatunud, et teie seast oli neid, kes siin ka kaasa rääkisid vestlusaknas ja et tõesti kõik lõpuni olite kaasas meiega, nii et suur aitäh. Aitäh ja hoidke ennast ja teisi! Head aega! Head aega!